Ütleks kohe alguses, et tegelikult minu selline kogemus võib-olla ei ole nende võõretnoloogia või maailmarahvaste kogudega ei ole nii pikaajaline, aga pikaajaline on minu kogemus etnograafiliste kogudega üldiselt. Siis liigun kohe edasi, et mis tõesti, et mul anti selline dekoloniseerimise teema tänaseks ja kuidas see siis sobitub Eesti konteksti ja samas ma pean tunnistama, et dekoloniseerimine ei ole sõna, mida ma tegelikult väga sageli oma töös kasutan või selline silt, mida ma oma uurimustöö puhul siis kasutaksin. Aga samas võib kindlasti öelda, et minu üldine lähenemine sobitub dekoloniseerimisega seonduvate väärtuste ja lähenemistega. Ning põhjus, miks ma võib-olla ei kasuta seda sõna nii palju, ma loodan, et selgub hetke pärast, mil ma harutan lahti siis mõned selle sõnaga seonduvad kihid ja nüansid. Minu eesmärgiks on lahata natukene selle sõna keerulisust, mõelda, kuidas seda on kasutatud viimastel aastatel muuseumides ning milline roll siis võiks sellel olla Eestis ning samas selgitada ka, et milline on minu lähenemine kui antropoloogil siis kogudele, et ma nimetaks ennast muuseumiantropoloogiks ning lõpus siis ma annan lühikese näite sellest, kuidas mina üritan julgustada keerukust muuseumite digikataloogis. Nii et alustuseks väga lühike ja väga lihtsustatud ülevaade dekoloniseerimisest ja selle mõiste kasutamisest muuseumides. Et see on selline jäämäe väga kaugelt paistev tipp. Et ütlen kohe, et tänase ettekande tarbeks olen välja tulnud 3 üldist lähenemisviisi, mille kaudu me võiks siis dekoloniseerimise peale mõelda. Esimene on poliitiline muutus, mis räägib otseselt protsessist, mille käigus endised koloniaalriigid, eriti siis India ja Aafrika kontinentidel ja Ladina-Ameerikas, saavutasid iseseisvuse pärast esimest maailmasõda ja külma sõja ajal. Aga ka põlisrahvaste jätkuvast võistlusest asunikuriikidest, nagu seda on USA, Kanada, Gröönimaa, Uus-Meremaa, Austraalia, aga viimasel ajal ka Norras, Rootsis ja Soomes. Venemaal seda veel nii väga ei ole. On oluline tunnustada, et selle termini algupära ja mõista, et kuidas see on seotud tänapäevaste poliitiliste võitlustega üle maailma, kus kogukonnad püüavad taastada kontrolli oma maade üle, saada kompensatsiooni või muuta ajaloolisi narratiive. Dekoloniseerimise arutelude levik ja see, ma arvan, et siin me tahame ka rääkida, et mis see teema ikka tähendab, näitab seda, on tekitanud väga palju diskussiooni teemal, et kuidas dekoloniseerida institutsioone, nagu näiteks ülikoolid ja muuseumid, ja samas need institutsioonid on sellised, mida võiks pidada olemuslikult koloniaalseks. Ja selline termini levik on pannud aktiviste ja teadlasi hoiatama sõna valimatu kasutamise eest. Näiteks 2012. aasta artikkel dekoloniseerimine ei ole metafoor haridusteadlaste Eve Tucki ja Wayne Youngi poolt on päris laialt tuntud ning selles nemad väidavad, et mõned dekoloniseerimiseks nimetatud tegevused rahustavad asunike süütunnet, kui ei muuda tegelikult koloniseeritud kogukondade olukorda. Jah, mis seda tegeleme veel? Ehk siis lühidalt palju juttu, aga mingit kasu sellest ei ole. Jällegi, näiteks Eve Tucki pool me räägime peaasjalikult Põhja-Ameerika kontekstist, kus põliselanikud üritavad tekitada muutusi, nad ei taha, et neilt võetakse nende loodusressursse. Just hiljuti oli tegelikult uudistes see, et kuidas ühe Ameerika jõe pealt võeti kõik tammid maha, mis oli esimene samm siis sellise loodusressursi dekoloniseerimise poole. Dekoloniseerimine kui mõtteviis on selline lühend, mida ma kasutan märkimaks valmisolekut tunnustada kolonialismist põhjustatud struktuurseid ebavõrdsusi ja selle kestvaid mõjusid. Ühelt poolt on see oluline esimene samm, et nõuda muutusi, aga teisalt, kui see on vaid selline ideoloogiline püüdlus domineeriva ühiskonna liikmete poolt ja millele ei järgne aktiivseid tegevusi, võib see saada
ohuks praktiliselt dekoloniseerimisel, ehk jällegi me räägime, et me teeme midagi, aga tegelikult midagi ei toimu. Ja kolmas viis on see selline jooksev praktika ja need on siis need tegevused, mida dekoloniseerimise toetajad regulaarselt ette võtavad. Ja näiteks muuseumide kontekstis võib see tähendada, et see ei ole lihtsalt esinduslik või sümboolne žest, vaid tegeletakse töötajate mitmeskesisuse, autoriteedi jagamise, õiglaste hüvitiste, poliitiliste otsuste ja hierarhiate kahtluse alla seadmisega. Nii et isegi pärast sellist väga põgusat ülevaadet on selge, et dekoloniseerimine omab väga mitmeid tähendusi ja osad neist on üksteisega vastuolus. Eestisse jõudes on olukord jällegi keerulisem, kuna tekib küsimus, et kuidas see sobitub selline teema siinsetesse oludesse, eriti teema, mis on peaasjalikult tulnud siis koloniaalmaadest või siis nii-öelda globaalsest lõunast. Ja väga lihtsustatult ma näen siin kahte peamist suunda. Esimeses keskendutakse eestlaste allutatud staatusele orjarahvana ning hiljem Nõukogude okupatsiooni all, millest mõlemad võib vaadelda kui kolonisatsiooni. Ja teises juhitakse tähelepanu kolonialismi ja kolonialismiga seotud teemade globaalsele mõõtmele. Esimesest ma eriti palju ei räägi, kuigi minu selline huviobjekt, mis on siis Balti-Saksa maailmavastajate ja teadlaste retked ning nende esemed, mis on tagasi toonud, läheb kuskil sinna kahe vahe peale, sest et ühelt poolt on baltisakslased siis nagu meid allutanud, ja eestlased on mingil määral võib-olla siis nagu see põlisrahvas, aga samas, kui meie siis ajaloolises käsitluses on peaasjalikult need teadlased ikkagi meie mehed ja küll on hea, et meil on Arktikas terve hunnik kohti, mis on nende järgi nimed saanud, eks ole, et sellist väga kriitilist vaadet nende tegevusele ei ole ja nad seda siiski nähakse Eesti sellise ajaloo osana, nii et see on selline küsimus, mida peaks natukene lahkama. Ja globaalses ajaloo võtmes on ühelt poolt näiteks Linda Kallendi välja toonud, et eestlaste kujutamist pärisrahvana toetas koloniaalne raamistik, et ühelt poolt olid baltisakslastel oma koloniaalfantaasiad, Vene impeerium tekitas igasuguseid kirjeldusi rahvastest, mis olid tema impeeriumi all, ning samas mõjutasid eestlasi ja sakslasi ka siis globaalsed vaidlused orjapidamise üle. Ja selliseid globaalseid kokkupuutepunkti on üldiselt Eestis arutatud viimaste aastate jooksul nii muuseumides, näiteks näitused Vallutaja pilk, erinevus esteetika, ka teadus ja kunst ning arutatud ka meedias. Ja siinkohal ma mõtlesin mainida, et see poleemika, mis ümbritses erinevuse esteetika näitust, kus siis muudeti teatud kunstiteoste nimesid, näitas, et kuigi ühelt poolt nähakse Eestit vaba demokraatliku rahvusvahelise Läänemaa osana, siis on ka teatud vastupanu seostada ennast selle sama maailma keerulisema ajalooga. Nagu Arvo Velmet kirjutas oma vastukajas, Eesti inimesed päriselt käisid koloniaalmissioonidel, nad päriselt kujutasid rassiküsimusi oma kunstis, nad päriselt tarbisid koloniaalmajandusega seotud tooteid. Kui me räägime vaid ainult nendest ajaloolistest seostest, mis on meeldivad ja mitte neist, mis on keerulisemad, siis me tegeleme mahavaikimise ja ajaloo moonutamisega. Ja selle asemel, et näha siis selliste uute perspektiivide tutvustamist ja tundlikkust negatiivselt, kui ajaloo moonutamise või enda süüaluseks tegemisena tahaksime rõhutada võimalustele ja kaasavusele, mida selline lähenemine pakub. Mul on täna seljas selline rõõmus roosa teesärk Kariibi mere Martiniigi saarelt. Martiniik oli Prantsuse koloonia, on jätkuvalt Prantsusmaa osa. See on tuntud kui kahe dekolonialismi intellektuaalse juhtfiguuri Aimé Césaire ja Frantz Fanoni päritolumaana. Minu side Martiniigiga on aga natuke teine. Nimelt on minu 2 õelapse isa sealt pärit. Ning kui mina kuulen argumentatsiooni selle kohta, kuidas kolonialism ja selle ajalugu ei puuduta üldsegi Eestit, siis ma mõtlen oma õelastele, ma mõtlen sellele, et kas Eesti avalik ruum on neile emotsionaalselt ohutu koht, kas keegi on mõelnud, kuidas nemad võiksid kogeda teiste rahvuste kujutlemist Eestis ja mida tähendab näiteks võõrrahvas nende jaoks. Seega ühest küljest võib globaalsete seoste ja võimuvõrdsuste üle mõtlemine aidata üles ehitada solidaarsust,
rahvastega, kes on võib-olla nagu meie põlisrahvad üle kogu maailma. Ja teisest küljest, kuna üha rohkem eestlasi elab globaalselt ja või on see ka päritolu ning meie kogud on tänu digiteerimisele laiemalt nähtavad, lasub meil suurem vastutus selle eest, et kuidas me neid esemeid ja inimesi kujutame. Ja siin ma pöördun siis konkreetsemalt dekolonisatsiooni temaatikale muuseumides. Dekolonisatsioon kui avalikult kasutatav märksõna on suhteliselt noor muuseumides ning seostab eelkõige siis sellise ideoloogilise dekoloniseerimisega. Kuigi mitmed muuseumid, eriti ma ütleks, et Inglismaal ja Põhja-Ameerikas on liikunud ka praktiliste meetmeteni. Ja siin on siis mõned näited, et kuidas ma arvan, et avalikkus seda protsessi siis tunnetab. Et esiteks, ma ei tea, kas see töötab, siin on siis minu endine akadeemiline kodu Pitcherville'i muuseum Oxfordis, mis 2020. aastal võttis kõik inimsäilmed siis näituselt maha. Ja see oli selline moment, mida kajastati päris palju meedias ja see tekitas ka pahameelt paljude külastajate hulgas, kuna paljud teadsid, et seal on sellised šuaari rituaalselt kahandatud pead ja nad tulid neid vaatama ja siis nad ei saanud neid näha. Ja see oli väga pettumust valmistav. Ja see oli selline moment, mis tuli pärast uue direktori Laura Van Broekhoveni tööle tulemist ja see on selline moment, siis, et kus tõesti see oli selline dekolonisatsiooni osa. Kuigi samas peab ütlema, et etnograafilise muuseumina, kus kuraatorid olid ka antropoloogid, tegelikult muuseumis tehti tööd kogukondadega ja tõesti sellist väga lähedast koostööd juba väga kaua aega ning oma kataloogid digiteerisid muuseumi ning tegi avalikuks ka väga vara. Seega sellised tegevused, mida me võiksime praegu nimetada dekoloniseerivateks, juba toimusid, aga neid ei nimetatud niimoodi. Siin on meil Ameerika Loodusloomuuseum, mis sel aastal sulges terve hunnik oma Põlis-Ameerika näitustest, kuna sel aastal jõustus seadusandlus, mis oli selline järg NACPRA aktile, ehk siis põlisrahvaste haudade kaitsmise ja repatrieerimise akt, ehk siis milles järgi peavad muuseumid tagastama sellised esemed, mis on tulnud haudadest või mis on rituaalse väärtusega. Ning sel aastal siis otsustati, et muuseumid peavad väga aktiivselt ise otsima seda nõusolekut ja kui neil ei ole nõusolekut, siis nad ei saa neid asju näidata. Ja selle vastuseks siis päris paljud muuseumid panid lihtsalt oma näitused kinni, plakati üles ja ongi kõik. Ja see on siis see, mida see publik näeb. Siin on meil natuke lähemal Oslo natsionaalmuseed, kus siis muuseumi avafuajees on saami kunstniku, liiga palju, Maret Anna Sara poliitprotestist kunstitöö, mis on arenenud mitmete aastate jooksul, kuid esialgselt oli see protest siis tema venna põhjapõdra karja hävimise vastu, ehk siis see oli siis riigi poolt sunnitud tegevus. Ning kõige viimane on siin just, ma avastasin, et just äsja Šveitsis avatud uus näitus, kus Šveits, mis ei ole koloniaalriik, siis uurib, mida tähendab koloniaalsus siis Šveitsi kontekstis. Samamoodi kui näiteks Austrias on ka Weltmuseumis galerii, mis uurib seda temaatikat, kuigi Austrial ei olnud kolooniaid, on nad siiski tähendavad, et paljud inimesed, kes siis neid kogusid tõid Austriasse, Šveitsi, et nad olid tegelikult selle võrgustiku osa. Ja kui siis senised näited on seostunud eelkõige publikule suunatud tegevusega, siis slaidil välja toodud Briti muuseumite ühingu töögrupi poolt välja töötatud dekoloniseerimisprintsiibid on laiahaardelisemad ning keskenduvad tugevalt koostööle igasuguste kogukondadega, sidusgruppidega ja institutsionaalsete normide ja reeglite vaidlustamisele. Ja siin on siis selline keskne idee, et muuseumid ei ole neutraalsed,
nad ei ole seda kunagi olnud ja kui me teeme nägu, et nad on ja säilitame seda ideed, siis me tegelikult vaigistame paljude inimeste ajalugu ja kogemusi, kes ei ole siis sellises võimupositsioonis või privilegeeritud positsioonis, et neid jagada. Ma lasen teil korraks neid vaadata. Ma tahaks öelda, et kuigi kõik need printsiibid on välja töötatud dekoloniseerimise nime all ning dekoloniseerimise töögrupi poolt, kelle liikmed olid peaasjalikult Briti endiste kolooniate järeltulijad, mul on küsimus, et kas on pigem selline püüdlus sotsiaalõiguse poole, et kas ta on nagu võib-olla laiahaardelisem, et ma ei näe ilmtingimata vajadust kasutada terminit, kui me tahaksime neid printsiipe kasutada kontekstis, kus meil ei ole võib-olla nii selge kolonialisti ja endise koloonia suhteid. Ja teine asi, mida ma tahaks öelda, et etnograafilised muuseumid on kindlasti liikunud nende samade printsiipide poole juba viimase 50 aasta jooksul. Veel enne seda NAGPRA akti hakkasid põlisrahvaste esindajad nõudma oma lähedaste säilmeid ja sakraalseid esemeid. Ja need pingutused on need, läbi mille arenes koostöö muuseumidega ning muuseumide vajadus õppida oma autoriteeti, jagama, töötama koos inimestega ja võib-olla ka seadma küsimuse alla oma maailmavaateid ja teadmisi ning kas need on need kõige õigemad. Sellised printsiibid kattuvad suuresti viimastel aastatel aina rohkem kasutatava hooliva museoloogia lähenemisega ning nagu ma mäletan, 2020. aastal oli meil hooliva muuseumi seminar ka siin ICOM-is. Ning see ei ole ainult etnograafilistes muuseumites, need printsiibid laienevad tehnoloogiamuuseumitele, loodusloomuuseumitele, igale poole. Ja sellised muuseumid töö definitsioonid selle käigus on ka hakanud nihkuma, et näiteks Claudia Augustat Welt Museumist on öelnud, et mõnikord on temal tunne, et ta on nüüd rohkem sotsiaaltöötaja kui muuseumi kuraator, et kuna tema töö on tegelikult hoolitseda nende koostööpartnerite eest, kellega nad töötavad. Et tähelepanu liigub edasi, liigub representatsioonist edasi, et see ei ole ainult küsimus, ei ole ainult näitustes, vaid ka kogude haldamises. Näiteks väga soovitan seda värskelt avaldatud raamatut Collections Management as Critical Museum Practice, mis räägib tegelikult andmebaasidest suuresti. Ning keskendutakse sellest, kuidas hoolikalt kogusid hallata, kuidas tagada töötajate publiku heaolu, kaasa arvatud keskkondlik, ehk mõeldes kliimamuutusele, oma töötajate mitmekesistamine, antirassism, erinevate institutsionaalsete hierarhiate struktuuride muutmine, et see kõik looks kaasavamat praktikat. Ma tunnen, et Eestis tegelikult on juba palju selliseid projekte ja näitusi, mis töötavad sellises raamistikus. Need samad näitused, mida ma olen juba maininud, ma tahaks eraldi võib-olla välja tuua ka ERMis läbi viidud soome-ugri välitööde päevikute uurimist, kus idee oli minna tagasi koos välitöödega ning uurida koha peal, et kuidas kohalikud reageerivad nendele kujutlistele ning sellele kirjeldusele. COVID-i tõttu seda ei toimunud, aga selline teadusajalooline lähenemine Sõtlana Karmi ja Piret Koosa poolt on väga selline julge samm selle poole, et mõelda, et kes tegelikult meie publikud on ja kellest me hoolima peame. Nüüd ütleks paar sõna antropoloogilise lähenemise kohta. Kuna ma olen antropoloog, siis mulle tundub, et kõige parem on ikkagi kuidagi muuseumidele läheneda antropoloogiliselt. Ja 2013. aastal Oxfordis toimunud etnograafiliste muuseumide tulevikku arutaval konverentsil ütles eelmisel aastal siit ilmast lahkunud India kunstiajaloolane Kavita Singh, et muuseumide tulevik on etnograafiline. Ma olen seda väidet juba varem kasutanud.
aga mulle tundub järjest enam, et see on tõsi. Et mitte selles mõttes ei ole see tulevik etnograafiline, et me kõik hakkame kirjeldama inimesi, vaid pigem, et on oma lähenemiselt antropoloogiline, inimsuhteid uuriv, kontekstualiseeriv ja me oleme seda täna kuulnud ka. Me näeme, et aina rohkem mõtlevad muuseumid oma erinevatele huvirühmadele, aina enam pakuvad nad kaanoni esitamise asemel inimeste kogemusi esitavaid näitusi. Ja siin ma olen kasutanud pilti Briti geeniakeraamiku Magdalene Adundo näitusest Torontos, kus oli täiesti fantastiline näitus, et keskmes oli siis kunst, kuid igal pool ümber olid etnograafilised esemed, olid Adundo kirjutised, oli selline keskkond ja kogukond, et kust kõik need ideed ja selline maailma arusaam on tulnud ja väga, kui oleks võimalik seda uuesti näha, siis ma hea meelega näeks seda uuesti. Aga minu sellises antropoloogilise lähenemise keskmes on esemed, mida ma näen, et nad on hübriidsed ja nad on pluraalsed. Hübriidsus on sõna, mida kasutab Margaretha von Oswald oma Briti etnoloogilise muuseumi etnograafias, kus ta ütleb, et museaalid on põhimõtteliselt hübriidsed, kuna nad on tulnud kuskilt, aga nüüd nad on juba muuseumis. Meil on sildid nende küljes, me oleme võib-olla neid kuidagi millegagi pritsinud. Nad ei ole enam see sama asi, mis nad olid varem, mitte intellektuaalselt, mitte materiaalselt. Ning kõikides nendes esemetes on erinevad suhted, on elulugu, mille läbi neid suhteid saab uurida, on erinevad tähendused erinevatele inimestele ja võib olla täiesti erinev olemus. Ja minu näide siin on Petrovesi muuseumi Siberi kollektsioonis olev puust kuju nimega Oli, see on siis rongakuju, mis võeti šamaani haualt antropoloogi poolt. Ning siin see olemus on põhimõtteliselt kaks erinevat asja, ühelt poolt on mingi puust kuju, mis on vitriinis ja teiselt poolt on see šamaani abistaja hing, mis võib teha igasugust nagu halba. Ja evengid, kellega me suhtlesime sel teemal, väga muretsesid muuseumi töötajate pärast, et mis nendega juhtub, et neil on sellised asjad seal, et neid sellega peab tegelema, neid seda peab toitma ja kuidagi moodi peab seda olukorda natuke lahendama. Ja kuidas siis selline mitmekülgne asjade mõistmine seostub Eestis? Põhimõtteliselt kõik esemed on keerulised selles ja kõiki neid võib näha väga erinevatest vaatepunktidest ja ma arvan, et selline avatus sellele, et me näemegi, et mis need erinevad võimalused on see, mis aitab meil avada kogusid, aitab meil luua neid uusi võimalusi ja tõesti, siin on see dekolonialisatsioon täiesti võimalus või selline dekoloniseeriv printsiip. Nii Eesti Rahva Muuseum kui Eesti Ajaloomuuseum on peaasjalikult huvitavad eestlusest, aga neis mõlemas on ka esindatud keeruline globaalne ajalugu, keerulised hübriidsed esemed. Ja need, mis mind peaasjalikult on huvitanud, on siis kogud Vene-Ameerikast ja Siberist. Siin on, mida mulle näidanud, väga toredad koguhoidjad. Et siin on meil ERMis hoitavad igasugused harpuunid ja siis eelmisel aastal maha tulnud vanalinna näitus Asja hing ajaloomuuseumist. Et neis on väga palju huvitavaid küsimusi, näiteks, et miks meil on nii palju relvi? 97 ERMis vist, kui päris täpselt olin umbes 175 ajaloomuuseumis. Mis tingimustes need omistati, kes neid tegi, mis on nende tähendus, mis on nende väärtus erinevatele kogukondadele jaoks täna, ehk siis kuidas nad kuuluvad. Üks näide siin on Haida piip. Mulle väga meeldivad need piibud, sellepärast, et kuidas sa ka neid ei keera, nad on igatipidi erinevad, kus sa ka neid ei vaata, nagu tegelikult kõik need esemed. Siit me võime ka tuletada teisi lugusid, nad on tehtud argeliidist, mida saab ainult Haida Guaist, seega me teame, et see on, kust ta täpselt on pärit.
seal muuseumides on, mõlemas muuseumis on päris mitu sellist suveniiri piipu, kus on arusaadav, et need ei ole nii hästi tehtud. Seal on valgeid inimesi kujutatud ja need on suveniiri esemed. Aga suveniiri esemeteks tehti neid sellepärast, et kolonisaatorid olid merisaarmad peaaegu täiesti ära küttinud ja polnud, muidu ei saanud süüa, oli vaja midagi müüa. Pluss meil on siin veel erinevad lipikud peal, et saab vaadata, et näiteks tegelikult see esialgu anti ERM-i pärast 1941. Ei olnud. Võib-olla lipik ei ole, aga tuli ta ikkagi aktiga. See ei ole ERM-i ese, see tuli 51. aastal ERM-ist ajaloomuuseumisse, ehk siis esialgu oli ta ERM-is. Ehk siis seal on igasugused erinevad huvitavad ajalood. Ning minu viimane selline punkt, mis läheb vist kiireks, on see, et kuidas me neid erinevaid huvitavaid ajaloogisid võime edendada, kuidas me võime neid esitleda, aga ka teada saada midagi uut. Ja selle juures mind huvitab väga digiteerimine, millest on väga palju juba juttu olnud, et sellepärast ma väga palju edasi ei räägi, aga üks teema, mida ma olen oma kolleegiga arutanud, on see, et milline võiks olla sinna hooliv ja hoolas digiteerimine, arvestades seda, et meil on killukene esemeid meie kõikide kogudes, võib-olla mitte Eestis, aga üldiselt maailmas, kus avatud teadus on problemaatiline. Need asemed ei peaks olema kõigile nähtavad. Pluss meil on digitaliseerimise keskkonnajälg. Kui me kõike muud kui pildistame, muud kui paneme kuskile pilve üles, see tekitab ka keskkonnajälge, süsiniku väljastamist ja nõuab energiat. Ning pluss siis selline praktilisem pool, et kuidas asju leida. Me kuulsime FAIR printsiipidest, sellele vastuseks on olemas ka CARE printsiibid, ehk siis põlisrahvaste andmehalduse põhimõtted, kus on kollektiivne kasu, kontrolliõigus, vastutus ja eetika, kes siis asja keskmes, mis on vastus FAIRile, sest et paljud põlisrahvad ei taha, et kõik nende materiaalkultuur oleks lihtsalt kõigile saadaval. Ja tahavad kontrolli selle üle. Ning kuidas me siis nende kahe vahepeal kuidagi liigume. Panin selle slaidi sinna üleval, et lihtsalt nagu näidata, et kui keegi tuleb väljast poolt, kuidas sellist nagu leitavust muisis tegelikult väga ei ole. Et kui sa ei tea, mida sa otsid, sa ei leia seda väga olulist, väga vana Tlingiti šamaanipõlle, sest et Tlingiti, kui sa paned nende erinevatesse väljadesse, ta ei tule välja sealt, eks ole. Ja see ei ole selline, muis ei muutu praegu ja see on selline tavaline probleem, see on üle maailma. Ning siis, kui sa lõpuks leiad midagi, ja siin on tegelikult väga üsna kena variant siis sellest peakattest ajaloomuuseumis, kus on rohkem infot, see on Jean-Luc Brosselot poolt läbi töötatud, aga sellegipoolest, kui keegi peaks nägema seda esimest korda sellest kogukonnast, siis prioritiseeritud on infod nagu Burkhardi kohta, eks ole, see, et mis suurust on ja nii edasi. Et minu eesmärk oma projektis on luua midagi natuke teist, kus põhimõtteliselt suurem osa infost on sama, aga esimesena on see näiteks põliskeeles nimetus, kui seda on teada, on geograafiline asukoht. Ehk siis kõik see uurimus, mida ma teen, lihtsalt et tekitada võimalust leida neid esemeid ning siis teada neist rohkem. Mis omakorda ma loodan, et tekitab võimaluse luua suhteid siis nende kogukondadega, kelle jaoks need esemed on tõesti väga haruldased ja väga olulised. Ma ei näita seda videot, aga kui keda huvitab teada rohkem nendest peakatetest, siis Smithsoniani arktiliste uuringute keskusel on YouTube'i kanal, kus näiteks Patty LeConniff-Gregory räägib siis nende peakatete tegemisest ning kui ma seda kuulasin, siis mul oli tõesti nagu, tekkis hoopis mingi teine side Eestis olevate Aleudi peakatetega. Nad seonduvad mingi maastikuga, inimestega. Ka ta räägib sellest, et kuidas nad käisid Smithsonianis ning said uurida seal olevaid peakatteid ning
põhimõtteliselt küsida siis erinevatelt inimestest, et kuidas nad suhestuvad nende esemetega, me võime luua ruumi, milles on rohkem võimalusi, rohkem narratiive. Ma lõpetan ära, jah. Et selles kriitilise kogumispraktika raamatus, mida ma enne välja tõin, räägib Demiodomos sellest, et on vaja luua ruumi kujutlusvõimele ning ma arvan, et toetudes sellisele keerulisusele ja hübriidsusele, meil on võimalus luua inimeste vahelisi ühenduskohti ja nagu juba varem öeldud, üha rohkem polariseeruvas maailmas. Aitäh! Taaskord tahaks pakkuda saalile võimalust küsida, ka väga intrigeerivad märksõnad. Nii kui saalilt, nii Agnes mõtleb, kas tõsta kätt. Nii, aga tõuseb hoopis teine käsi. Ja, toon kohe. Ja, mina olen Riina Reinvelt Eesti Rahva Muuseumist ja oleme, eks ole, võib-olla mõne meiligi vahetanud. Ma arvan küll, jah. Et kõik see on väga õige, mis sa räägid, aga küsimus on ju selles, et mis on meie valik. Meil ei ole spetsialiste, meil ei ole teadjaid. Me paneme need asjad kappi, kuskil ei avalda, sest äkki me teeme midagi valesti ja siis ei saagi keegi teada, et need meil on. Et praegu ongi meie valik, et me paneme selle, mida me teame üles lootuses, et kuskilt maailma pealt tuleb mõni tark, kes aitab meil neid asju võib-olla siis õieti kirjeldada, õieti määratleda, ütleb, mis asjad need üldse on. Sest meile nad on jõudnud just niisuguse teadmisega, nagu nad on tulnud võib-olla 100 aastat tagasi. Nii et ega meil on üsna keeruline olukord, et meil ei olegi spetsialiste, kes koha peal seda asja jagaks ja ei ole ka ressurssi, et panna kedagi seda uurima. Aitäh! Tegelikult see kindlasti on kriitika. Ma arvan, et see, mis on, see on hea platvorm ja nagu see on andnud mulle võimaluse midagi teha, eks ole, ja ma olen saanud Agneselt suurepärase Exceli tabeli enda esemetega, mis on andnud mulle võimaluse töötada nendega. Paljud asjad on üles pildistatud, need, mis ei ole. Mul on olnud suurepärane võimalus minna neid näha samamoodi ajaloomuuseumis. Et kindlasti see minu jutt ei ole kriitika selle kohta, mis nagu praegu on. Ma räägin sellest, et võib-olla, mis need võimalused on, tekivad siis, kui me avame neid veel edasi ja siinkohal teeme seda mina. Ja ma arvan, et see toimub. Ja teine asi võib-olla siis selle küsimusega kohalt, et kui me teeme midagi valesti, et näiteks see digitaalne avamine, jah, võib-olla nad on nagu seal üleval ja võib-olla tuleb välja, et nad ei peaks seal olema üleval, aga kui nad on seal olemas ja need on leitavad, siis on ju see esimene samm. Et üks selline portaal, mis on minu jaoks olnud väga inspireeriv, on Digital Pacific, mille kaudu siis tekitatakse selline esimene lihtne platvorm, mille kaudu Australaasia inimesed, kogukonnad saavad siis vaadata, mis materjal erinevates muuseumites, raamatukogudes on. Ning Tim Kong, kes on siis Austraalia Rahvusraamatukogu digikogemuste juht, kes rääkis sellest projektis, ütles, et mõnikord sa pead olema valmis, et sa oled mingis põlevas ruumis, et sa teed selle sammu ja sul on see julgus, et sa avad midagi. Ja siis kui sa tead, et midagi läks valesti, siis sa õpid sellest, eks ole. Et ma arvan, et see mitte midagi tegemine ei ole ka nagu õige variant, aga peab alati olema teadlik selles, et kui palju neid erinevaid selliseid reaktsioone või viise, kuidas üldse inimesed suhtuvad asjasse on. Ja ma arvan, et kui see on olemas, siis on see esimene samm on tehtud, et sa oled valmis, et okei, et võib-olla teeme teisiti, eks ole. Et me niimoodi enam ei näita. Ja me räägime natuke teistmoodi. Ja Eesti kontekstis ma arvan, et see ei olegi see, et need esemed peaaegu kõik ongi hoidlas ju. Et ma ei ütle, et võtame kõik hoidlast välja, et mingi hetk võib-olla võtame, võib-olla teeme näituse. Aga kindlasti on siuke digitaalsete jutustuste lisamine on üks variant, mida ma tahaksin oma projektis teha. Ning võib-olla natukene liikuda ära sellest
väga positiivsest baltisaksa teaduse ajaloost, et see on võib-olla selline punkt, millega ma arvan, et saab tegeleda, neid ajaloolisi meil on, kes seda ajalugu vaatlevad. Aga suur aitäh küsimuse eest ja suur aitäh põhjaliku vastuse eest.